Hetk tagasi ütles USA president Donald Trump Truth Socialis, et Iraani jaoks tiksub kell ja neil on parem kiiresti tegutseda, vastasel juhul ei jää neist midagi järele. Aeg on ülioluline. See postitus tuleb nüüd nädalade pikkuse ummikseisu järel tuumaläbirääkimistes. Ja vaid mõned päevad pärast president Donald Trumpi visiiti Pekingisse valmistuvad Iisrael ja Ameerika Ühendriigid nüüd vaikselt võimaluseks, et konflikt Iraaniga võib taas puhkeda. Sõjaline koordineerimine tugevneb, raketijuhud kerkivad taas esile. President Trump vihjab, et tema sõnul võib tormi enne vaikus peagi läbi saada. Ja Blackmeyer räägib sellest lähemalt. Iisrael ja USA viivad läbi intensiivseid ettevalmistusi võimalikuks sõjategevuse taaspuhkemiseks Iraanis. Teatavasti toimuvad kõrgeimal tasemel läbirääkimised Iisraeli kaitseväe ja Mossadi vahel, kuna sõjavägi valmistub uueks konfliktiks. See toimub ajal, mil USA presidendi Donald Trumpi kannatus väidetavalt hakkab katkema USA ja Iraani vaheliste läbirääkimiste ummikseisu tõttu. Oma Truth Sociali kontol postitas Trump öösel pildi endast tormisel merel laevapardal koos pealkirjaga "See oli vaikus enne tormi". Iisraeli hinnangute kohaselt ei ole siiski tõenäoline, et Trump läheb, tsiteerin, lõpuni välja. Samal ajal ütlevad Iisraeli ametnikud, et Iraan on taastanud osa oma raketivõimekusest. Ja mitte ainult armee ei valmistu. Iraani riigimeedia näitab, kuidas valitsuse toetajad saavad mošeedes kaitsekoolitust. Oleme tulnud siia koos oma perega. Oleme isegi oma lapselapsed kaasa võtnud. Me kõik peame õppima relvi kasutama, et oma riiki kaitsta. Trump, sa ei saa Iraanilt Hormuzi väina võtta. Ma olen tulnud sind hävitama. Üheks peamiseks kitsaskohaks praeguses olukorras on see elutähtis kaubatee, Hormuzi väin. Iraan ütleb, et peagi avalikustab ta oma plaani Hormuzi väinas liiklust korraldada, sealhulgas teemaksude kehtestamise. Ja kuna piirkond on taas 4-tunnise sõja äärel, on kõik pilgud suunatud president Trumpile ja tema järgmisele sammule. Lisaatteabe saamiseks on meiega nüüd liitunud Joel Rubin, endine USA välisministri abi asetäit ja raamatu Demokraatliku välispoliitika päästmine autor, kes räägib meiega Ameerika Ühendriikidest. Nüüd Joel, USA president ütleb, et aeg tiksub, kuid tundub, et aeg on juba ammu tiksunud. President Trump ja peaminister Netanyahu pidasid täna õhtul telefonikõne, et arutada Trumpi visiiti Hiinasse. Aga kas Trumpi kohtumine president Xiga muutis kuidagi Iraani küsimuses olukorda? Või seisavad Iisrael ja Ameerika Ühendriigid endiselt sama põhimõttelise valiku ees? Kas järjekindel diplomaatia või võimalik sõjaline sekkumine? Kus me praegu oleme? Ja Nicole, tore on sinuga siin olla ja Hiina kaasatus oli parimal juhul ebamäärane. Nüüd, selgelt ütles president Xi, et väin peaks olema avatud ja et ta soovib, et sõjaline tegevus ja sõda lõppeksid. Ja loomulikult ka tuumapüsimusega tegeleda. Aga tegelikult polnud sellega seotud midagi konkreetset, kuidas need eesmärke saavutada. Nii et ma arvan, et oleme nüüd samas kohas, kus olime enne visiiti. Mõnes mõttes annab see aga president Trumpile veidi rohkem ruumi sõjalise tegevuse uuendamiseks, sest ta on nüüd oma Hiina kohtumise ära pidanud. Ja see oli verstapost, mis enne ja sõja ajal tekitas muret, kas ta läheks Hiinasse, kui me oleme keset kuuma sõda. Nüüd on see tehtud. Ja ma arvan, et president vaatab praegu läbirääkimiste seisu. Ta arvab, et need on ummikus, nad ongi ummikus. Iraan püüab saada rohkem kontrolli Hormuzi üle, mitte vähem. Nii et tema valikud muutuvad järjest kitsamaks. Ja just sellepärast räägitakse sõjalisest võimalusest avalikult palju agressiivsemalt kui paar nädalat tagasi. Millised piiratud USA sõjalised võimalused võiksid siiski saata sõnumi, ilma et Ameerika satuks laiemasse sõtta? Milliseid võimalusi praegu arutatakse? Ja, vaata, peamine küsimus on muidugi see, kuidas väina avada. Ja kas on võimalik korraldada lööke sellesse tsooni, et eemaldada Iraani väed, kes turistavad väina suunas või ähvardavad tulistada või panevad miine kogu see infrastruktuur. Ja see võib potentsiaalselt tähendada vägede kohalolekut väina piirnevates piirkondades ja see on kõrge riskiga ettevõtmine. See on midagi, millest president on varem rääkinud. See oleks tõenäoliselt otsele viis seda teha, kui ta otsustab seda teed minna. Aga praegu ei tunne iraanlased mingit vajadust kiiresti läbirääkimiste laua taha naasta ja nad on valmis, ning ma lisan selle, nad on valmis laskma oma rahval jätkuvalt kannatada. Iraanis ei ole internetti. Nad ei saa mingit tulu, sest meie Ameerika Ühendriigid blokeerime ka nende nafta eksporti.
ja neil on tegelikult potentsiaalselt palju rohkem kannatust kui meil, sest neid ei huvita oma rahva kannatused erinevalt Ameerika Ühendriikides, kus nafta hindade tõus on viinud kõrgete kütusehindadeni tanklates ja ameeriklased muutuvad selle konflikti tõttu rahutuks. Kuni Iraanil jätkub kannatust ja kuni Iraan ei leevenda oma nõudmisi, kas näete mingit võimalust tõeliseks diplomaatiliseks läbimurdeks? Ma näen seda ainult siis, kui president jätkab seda, mida ta tegi Hiinas. Hoiab sõjalised ähvardused võimalusena, kuid pöördub tagasi hiinlaste poole. Ja ma tean, et ta ütles avalikult, et ta ei taha neist midagi paluda, ei vaja nende abi. Päev varem ütles välisminister Rubio, et me vajame nende abi, me tõesti vajame nende abi. Me vajame kogu diplomaatilist survet, mida saame oma liitlastelt, kes samuti kannatavad, samuti ka oma vastastelt, nagu Hiina. Muidugi pean ma silmas Euroopa riike ja NATO riike, kes samuti vajavad, et nafta hakkaks taas voolama ja kõik nad peavad Iraanile survet avaldama. Sest kui mitte, siis ma tõesti arvan, et presidendi otsus pöörduda tagasi sõjalise tegevuse juurde on mõistlik, kuid ta peab enne sõjalise variandi kaalumist uurima kõiki sõjalisi ja diplomaatilisi võimalusi. Ma ei arva, et me oleme selles osas veel piisavalt teinud. Joel, mida sa järgmise 24–48 tunni jooksul jälgid, et saada aimu, kuhu asjad siin piirkonnas võivad liikuda? Ja ma ütlen sulle ühe asja Washingtoni vaatenurgast, Nicole. Nimelt on presidendil endiselt palju poliitilist ruumi, et teha seda, mida ta tahab ja manööverdada. Tegelikult sai ta eile õhtul väikese võidu Louisiana eelvalimistel, kus tema vabariiklasest vastane sai valimistel lüüa. Nii et tal on tõesti täielik kontroll vabariikliku partei üle. See tähendab, et kongress ei pane tema sõjalisele tegevusele pidurit. Seega pean ma järgmisi päevi väga oluliseks, et luua alus tegevuse taasalustamiseks. Ja ta saab seda kasutada selleks, et panna hiinlased tegema palju rohkemat, kui nad lubasid, kui ta seal käis, ning samuti selleks, et panna meie Euroopa liitlased Iraanile survet avaldama. Sest Iraan arvab ilmselgelt, et tal on eelis ja aega küll ning ta saab seda olukorda venitada. Sõjaline võimalus peab taustal selgelt olemas olema, et survestada Iraani ka meie liitlaste kaudu. Ja ma arvan, et just sinna me järgmiste päevade jooksul liigume. Joel Rubin, aitäh selle ülevaate eest. Me hindame väga, et oled siin kanalil i24 News English, nagu alati. Aitäh!